Tekkis siis selline plaan, et teeks sellise väikese mootorrattaga väljasõidu, et prooviks ühe ööbimise ka siis ära teha. Tulin praegu siia Veerele. Mõtlesin, et miks Veerel, et miks mitte sinu Abula poole. Ja selle point oli see, et enne tulekut vaatasin veel tuulekaardi järgi. Ja siis ma nägin, et kui Veerel olla siin RMK platsi peal, siis tuul on nagu metsa poolt. Ehk siis võiks öösel olla natukene võib-olla kas soojem, aga mitte nii jahe vähemasti. Aga kui ma praegu siia kohale jõudsin tsikliga, siis ma vaatan, et siin ei ole tuult absoluutselt täiesti null on. Võib-olla tõesti, et kui siit üle selle lahe siin Abula poole minna, et võib-olla seal seda tuult natukene on rohkem, et praegu see mets võib-olla kaitsebki ära. Aga ühesõnaga, mõte oli siis selline, et kui siin juulikuus tahetakse minna vähe suuremale sellisele tsiklitripile ja sõita üks väikene Norra ots, nagu tänase plaani järgi vaatasin, siis umbes 4000 kilomeetrit tuleb, et siis peaks ju hakkama vaikselt nagu harjutama seda asja. Ja mismoodi see ikka muud moodi harjutad, kui tuleb hakata seda telgi ööbimist tegema, sest see Norra tsiklitrippe on ka, kuna Norra teame on selline kallis maa ja igasugused hotellid ja värgid on kallid, et siis plaan on nagu telgis ööbida seal juulikuu Norra tripil. Et siis peaks seda telgi ööbimist ka praegu harjutama natukene. Eks see telk, mis mul on hetkel, et ega sellega väga sinna Norrasse kipu, et ju siis vaatab vähe vingema telgi ka. Aga täna on 18. mai 2020. Ega ma ei teagi, palju see temperatuur praegu on. Päeval näitas 10-11 kraadi. Ja RMK koos on hea, siin saab tule üles teha. Ja saab vähemasti ennast enne nii-öelda telgis magama minekut siin lõkkeres kenasti soojaks. Ja asi, mis mulle sõiduval meelde tuli, kui ma siia Veere poole sõitsin kohvitassi maha. Mul on lahustus see 3-1 kohvi. Vesi on kaasas. Mul on isegi selline pott kaasas. Kastrul. Kus saab vee siis keema lasta. Aga jah, pole kust juua, et ju siis õhtul ei hakkegi jooma, aga hommiku teeb siis ilmselt sellise plaani, et paneb siis selle kohvi otsa sinna nii-öelda potti ja saab selle sealt potist ka ära joodud. Aga ega siin praegu pikka juttu ei saagi teha, sest nii palju on juba hämar ka, et tahaks natuke lanti loopida, aga ennem veel kiiresti laagri üles panna. Teeb siis kõige alustuseks väikese tule alla. Vaatame, siin on sellised täitsa okei puud on. Mõnikord ma olen vaadanud nendes RMK kohtades, et need puud on jäetud hästi suureks niimoodi. Siis on muidugi siin on ka see kirvealus olemas, aga täna käisin ennem ehituspoest läbi ja sain omale ühe sellise päris hea mõnusa pisikese kirve, mis ma hommul hästi sinna tsikli kohvrisse ära, et saab sellega need puud ka natukene väiksemaks teha, kui vaja on neid laastusid kas või. Ja sellise väikese ettenägeliku liigutusena võtsin õnneks kaasa ka need süütetabletid. Et ilma nende tablettidega on ka natukene nadi. Mingit paberit või värki pole võtnud kaasa. Eks saaks muidugi siit võib-olla ka midagi kuiva metsa alt, aga ega ma sellest ka väga kindel ei ole. Siin on viimased päevad sadanud kogu aeg. Et need tabletid on selles mõttes, et praegu ikka väga head, et need kaasa sai võetud. Ja siis, kui telk on juba üleval,
siis hakkame lanti loopima. Ega siin väga suuri lootusi pole, aga noh, nagu öeldakse, lootus pidi viimasena surema, ehk siis näha ole. Võt, siuke plaan. Ma valisin telgi jaoks siia ühe sellise natukene kaldega koha. Üks asi on see, et siin on väike kalle, kuna mul mingit head patja ei ole. Ja teine asi on see, et siin on sammal, et ehk on siis natukene pehmem. Siin igal pool muidu, kui ma vaatan, on selline kivine kõik. Ja telk ise mingi üliodav. Minu meelest see maksnud isegi mitte 10 eurot. Maksima poes, äkki oli 9 eurot 2 inimese telk. Ja kui muidu vähemasti need odavad veel, mis ma olen vaadanud, et nendel on see veepidavus või niimoodi on kas 3000, siis see telk on selline tagasihoidlik ja selle telgi veepidavus on 400. Nii et ega ma ei tea, ma ei ole üldse vihma vaadanud, tähendab, kas vihm hakkab öösel tulema, aga ma väga loodan, et ei hakka. Ütleme nii, et kodu hakkab tasapisi ülesse saama. Siin on mingid nöörid veel, et kui ma eelmine suvi seda telki 1 korra kasutasin, siis ma vaatan, et ma ei ole siin osasid nööre nurga kinnitus üldse pannudki, et aga paneme nad seekord ära, siis on vähemalt nii palju teada, et need nöörid ei kao ära kunagi siit. Vaid jäävad siia telgi külge. Kui ma ta hommikul kokku pakin, siis ma jätan need nöörid kõik siia paika. No selline jah, et ega siin midagi erilist ei ole. Ühekihiline nii-öelda, mingit topeltkihti midagi ei ole. Eks see tähendab ka, või annabki selle, et ta põhimõtteliselt ei maksa mitte midagi. On selline suvetelk. Aga loodame, et ta siis täna ka siin vastu peab. Nüüd on väikese vorsti ka ära. Tavaline. Selline. Snäki vorst on siin kaasas. Et oleks mida kamsata. Magamiskott. Siin peal on sellised näidud ka. Siin on mingi 24, 12 ja 2 temperatuurid. Aga ma täpselt ei teagi, mis need tähendavad. Ju saab teada, kui on vaja teada. Ma ei hakkagi seda magamiskotti praegu siin üldse paika panema. Sellepärast, et siis mul on, kui ma peaksin hakka magama minema, siis on ka tegevust natukene. Kui tuleb see magamiskott paika panna, saab jälle sooja natukene. Proovib siin siis natukene lanti ka loopida. Panin ühe nii-öelda punase ärritava landi otsa. Kuna siin on vesi hästi madal igal pool, siis ma pean ise siia kivi peale minema. Et äkki saab natuke kaugemale visata. Kuigi eks ju kalamehed nii mõnigi ütleb, et kala ise on alati kivi taga. Et seal eemal vaistab vähemasti mõni kivi. Võib-olla peaks sinna ka viskama, aga no, kuna ma ise siin kivi peal pean olema, siis ma sinna kahjuks visata ei saa. Nüüd esimene vise läks muidugi aia taha kohe. Aga maru selge vesi on siin ikka. Võib-olla punane tahaks natuke mingit virelevat või värelevat lainetust ka saada. Seda mul tal igatahes pakkuda ei ole. Aga samas, kui ma kuulen ka sealt nii-öelda abula poolses otsas, siis tõepoolest sealt on ikka kohinat kuulda, mis tähendab võib-olla see, et äkki seal ots ongi tuulin, et siis oli väga õige, et mina nagu siia veere poole tulin, kus on hetkel igatahes täiesti tuulevaikne ja tundub ka selline väga mõnusalt soe olevat. Ei, väga hea õhtu on.
seal Veeres sadama pool on näha, kuidas päike loojub ilusasti ja et siin on ju lausa lust niimoodi mõnusalt aega veeta. Väljas on siin päris pimedaks läinud juba, aga külm jätkuvalt ei ole. Aga pime on jah nii palju, et viskasin kaamerale siin ühe lambi ka peale, et oleks üldse vinki näha, et mis siin toimub. Lõkke põleb ilusasti. Ma ei ole veel liha grillimiseni üldse jõudnudki ja mõtlesin, et mine tea, et äkki ma jätan selle liha hoopis hommikuks. Ma olen seda voblat siin söönud juba nii palju ja eks need snäki ja vorstid ka ja see on ka selline suur pakk nagu, et toidab päris hästi. No ega ei ole kodust tulema hakates kõht nimelt tühi ka olnud, et jätab selle mustika marinaadi liha siis hommikuks. No kalapüügiga oli niimoodi, et ega meil tegelikult väga suuri lootusi on siin ikkagi sellepärast, et siin on maru madal, aga hästi selge vesi on. Et oleks siin kahlemispüksid näiteks kaasas, siis võiks vabalt nagu kaugemale minna ja siis no mine tea, tegelikult siin Abula kandis ju käiakse küll punast püüdmas. Augiga ma ei tea, kuidas siin on, aga noh, muidu on väga kena koht. Teeb siin mere ääres enne magama minekut ühe väikese jalutuskäigu ka välja. Vaatan siit mere poolt, nagu ma enne rääkisin, siis täiesti tuulevaikne on ja meri on no peaaegu peegelsile. Väga õrn selline virvendus on, aga üldiselt on ikka jah, väga tuulevaikne ja just mõnusalt rahulik. Et nautige siis loodust ja näeme hommikul. No tere hommikust teile. Mina olen vahepeal juba silmaklapid lahti saanud ja maast üles ärganud. On päris mitu asja, mida sai siis veel õhtul enne magama minekut natukene uuritud ja tore on see, et sai natukene targemaks ka. Aga praegu ma olen kusagile tikutera kaotanud, et võiks väikese hommikuse kohvi ka teha. Leidsin tikud ülesse, et ma jõudsin siin puud juba siia ahju alla nagu valmis panna, et tahan ainult tikku ja siis saab ehk väikese tule ka alla teha. Ja eile mul jäid ju need lihad ka siin grillimata, vaatame, et äkki teeb siis nüüd siin hommikul ühe väikese grilli ka. Kell on praegu 8:34. Siin termomeetrit mul kaasas ei ole, aga ühe Mobla äpiga või Instagramiga tegin siin hommikul ühe selle story pildi veel ja siis seal annab ju võimaluse juurde panna kellaaeg ja temperatuur ja panin sealt siis selle temperatuuri ka ja näitas, et 6 kraadi. Ma ei teagi. Vähemasti siin metsa vahel tuult jälle ei ole ja on väga selline mõnus, et ei ole ka selle sama fliisiga siis mingisugust probleemi väljas olla. Mere peale vaadates on kõik jälle rahulik ja sellel, kui see lõke siin nüüd põlema läheb, et siis ma viskan selle telgi kokku. Õhtul ma tõin veel tsikli ka igaks juhuks siin telgile natukene lähemale, sest
mine tea, eks ole, kes siin võib-olla tuleb, et siis kui hakkan siit mingisugust sellist ragistamist kuulama või midagi, et keegi tsikli kallal on, siis vähemasti on see mul siin lähedal ja kuulen ka, kui midagi siis toimub. Aga mis ma pidin rääkima, et paar asja nagu õppisin ka. Et üks oligi kohe see, kui ma eile veel rääkisin just sellest sama külma teemal, et mul on tsikli varustus ka, et saab ju selle selga jätta, kui peaks õhtul jahe hakkama, siis targemaks saingi nii palju, et tegelikult magamiskotti tuleb ikkagi minna magama võimalikult väheste riietega. Et muidu keha on see, mis kütab seda magamiskotti siit seest. Või tähendab telki nagu. Ja magamiskotti ka muidugi jah. Et kui ma jätan omale paksud riided selga, siis keha ei saa kütta magamiskotti sees soojaks. Ja mõtlesin, et okei, testime ära siis. Ja võtsingi, jätsin ainult T-särgi omale peale. Ja täitsa tõsi, väga okei soe oli. Isegi sellesama väga odava nii-öelda magamiskotiga. Üks hea asi, mis selle maapinnaga on, et kui varem on telgiga kusagil käidud, siis on maapind alati selline kivine millegi pärast olnud. Ja need vaiad ei taha kunagi ilusasti maasse minna, aga siin on väga pehme see maapind ja ideaalne vaiasid paigutada ja paigaldada. Tossab ka see lõkke siin hirmus palju, ma vaatan. Ma sain telgi ja magamiskoti ja asjad kokku, et prooviks seda kohvivärki ka siis teha ja nii nagu eile või ütlesin ka, siis jäi mul see kohvitass maha. Panin siis vee lihtsalt potti ja katsub selle kohvi siit potist ära. Ma ei tea, ma loodan, et ma enam-vähem panin. Nii palju nagu siin tassis võiks olla. Mul tundub võib-olla natuke rohkem, aga mul on 2 tükki neid 3 ühes kohvipakke. Et ma võin panna ka 2 pakki korraga sisse siia. Nii, aga vaatame siis. Ma vaatan, et siit on kaduma läinud see asi, millega ma saan fikseerida. Ei ole ka, ikka on olemas seda kõrgust. Tossab nii hirmsasti, et hirmus. Paneme selle kõrguse. Noh. Puh. Nii. Ehk saab selle vee kunagi keema. Selline plastikust kääbi teeme ka nii-öelda kastrul ka muidugi. Aga panin serva peale ja loodan, et ei põle ära. Aga samal ajal võiks siis proovida korraga ranti loopida. Eks see vesi on siin peaaegu et liikumatu praegu. Aga tundub, et mul natukene aeg on. Kell on 8:03. Umbes kella 10 võiks liikuma saada. Et siin võib praegu mingi 15 mintse seda ranti natukene loopida, et oleks mida teha siis. Paistab, et see vesi, mis ma sinna kastruli sisse panin, et sealt ikkagi me täna kalasuppi tegema ei hakka. Kala väga tulnud ei ole. Kas öelda väga tulnud või
teistpidi võib öelda, et täna üldse kala tulnud ei ole. Nii et siin on 2 asja. Üks asi on see, et kalasupp ei saa, aga asja positiivne külg on see, et siis ikkagi sellest veest on mul võimalik kohvi teha. Ilm läheb siin järjest paremaks, päike on ka juba välja tulnud. On väga mõnus olla, aga korra on vaja ikkagi linna ka väikesele koosolekule minna. Siin puhkuse ajal. Kell on 9:25 praegu. Vaatab, teeb ühe lihatüki ka soojaks. Väikese hommikusöögi, väikese kohvi ja siis hakkab siin vaikselt sättima ka, viskab asjad kokku ja ega siin selles mõttes väga pikka pidu ei ole, selline tund või pool tundi veel ja siis on minek päris kindlasti. Ma teen praegu selle pisikese jutu siin ära, sellepärast et kaamera aku on ka, ma tulin eile mingi pooliku akuga ja ega see siin väga kaua niimoodi vastu ei peagi. Aga igatahes ma olen väga rahul. Kui kõik rääkisid hirmsast külmast, siis seda külma ikkagi ei tulnud. Võib-olla tiba soojem võiks see magamiskott olla, aga ei ole ka midagi hullu. Et eks ma eeldan, et ilmad lähevad ikkagi aina soojemaks nüüd kogu aeg. Ja ega ma ikkagi talvel või sellisel külmemal ajal ei käi ka ilmselt kusagil telkimas, et selle jaoks mul varustust ei ole ja ei näe väga pointi ka, et seda endale hankida, sest vähemasti praegu veel. Sest sellise ilusal kevadisel või hiliskevadel või varasuvel või suvel on, ma arvan, et mõnusam käia. Vähemasti veel. Ega mul väga palju kogemusi ei ole selles osas, aga küll ta siis vaikselt koguneb, sellepärast peabki käima. Et olge siis terved ja minge ka metsa näiteks. No mida siit praegu teha? Linnulaulu kuulata, võib-olla natukene lanti loopida. Siin veerel võiks kahlemispüksid olla, sest vesi läheb pikalt madalal. Aga lihtsalt loodust nautida ja võtke fotoapparat kaasa ja tundke sellest rõõmu.